loeme Kristiina Kassi juttu Õpetaja Kusti kummitab. Ja siit me loeme loo Uku paha uni. Ukule meeldis küüsi närida. Uku näris küüsi, kui tal oli kohutavalt igav. Uku näris küüsi, kui telekast oli liiga põnev film. Uku näris küüsi, kui ta midagi mõtles. Ja samuti siis, kui ta mitte midagi ei mõelnud. Uku näris küüsi lihtsalt lõbu pärast, sest see oli nii mõnus ja sest küüned olid hirmus hea maitsega. Uku ema ajas poja küünte närimine lihtsalt ahastusse. Ta määris Uku küüntele kord äädikat, kord tulist tšillikastet, aga need paistsid Ukule hoopis maitsevat. Uku isa otsis telefoniraamatust anonüümse küüneuurijate ühingu numbrit, aga sellist ei olnud olemaski. Ühel õhtul tulnud töölt koju tõstis Uku ema käekotist välja karbi ja pani selle köögilauale. Karbi peal oli pilt ilusast naisest, kes esitles oma pikki punaseks lakitud küüsi. Ega sa ei osta mulle ometi küünelakki, varisas Uku. Ma ei lähe homme kooli, kui sa mu küüned punaseks värvid. See ei ole küünelakk, vastas ema. See on looduslik küünetugevdaja, 1 tablett hommikul ja teine õhtul ning su küüned muutuvad nii tugevaks ja pahamaitseliseks, et sul läheb küünenärimine iseenesest ära. Uku vahtis karpi pahura pilguga. Ma ei taha, et mu küüned muutuvad tugevaks. Mulle just meeldib, kui nad on sellised pehmed ja mõnusad ja hea maitsega. Meeldib või mitte, aga selle närimisele tuleb lõpp, ütles ema otsustavalt ja käskis Ukul 1 tableti kohe maid alla neelata. Öösel ei saanud Uku kuidagi und. Ema ja isa magasid juba ammu, aga Uku ei olnud ikka veel unine. Ta ronis voodist välja ja läks kööki vett jooma. Köögilaual vedeles ostatud karp küünetugevdajaga. Uku võttis karbi kätte. Äkki viskaks selle lihtsalt prügikasti. Uku heitis pilgu ilusa naiste pildile. Tegi juba prügikasti kaane lahti, aga jäi siis pilti uurima. Midagi oli sellest teistmoodi. Uku keerutas karpi käes ja vaatas jälle naise pilti. Järsku ta taipas. Pildi naise küüned ei olnudki enam punased. Need olid nüüd loomulikku värvi. Ja mis veel imelikum, näritud väljanägemisega. Järsku tegi pildinaine Ukule silma. Siis liigutas ta käsi ja jäi oma küüsi mõtlema. Kas need pole ilusad? Ütles naine ja naeratus Ukule. Ja maitsvad. Mulle meeldib kohutavalt küüsi närida. Aga sulle? Uku jõllitas pilti uskumatu näoga ja ei osanud muud teha, kui naise küsimusele noogutada. Seda ma arvasingi, ütles naine, aga su ema seda muidugi ei salli või kuidas? Uku raputas pead. See on kindlasti uni, mõtles ta. Unes võib täiesti vabalt ajada pildiga juttu. Ja selles pole mitte kui midagi imelikku. Näritud küüntega pildinaine küünnitas end nüüd õhina Uku poole. Kas tead, mul on oma küünesalong, külliküüs, ütles ta uhkelt naeratades ja lisas selgituseks, et Külli on tema nimi. Sa võid valida oma küüntele ükskõik millise 1450 erinevast maitse eliksiirist. Enamiku lemmikud on muidugi maasikas ja šokolaad, aga näiteks popcorn ja singipitsa on ka hakanud moodi minema. Oi, kas sul paketi ja hakklihamaises ees ka on? Läks Uku nüüd uhinasse, sest see oli tema lemmiktoit. Otse loomulikult, kinnitas Külli ja paistis nüüd tuhnivat pärast sahtlis, mis jäi siiski pildi alla peitu. Käes,
teatas ta hetke pärast ja üllatas Uku poole väikeste küünelakki moodi purgikest. Märitsed on natukene oma küünte peale, kui need ära kuivavad, siis on nad spageti ja hakkliha maitselise. Mõju kestab 3 nädalat. Ukule tuli vesi suhu, kujutledes, kuidas ta küüned saavad spageti ja hakkliha, kastme ja maasika ja šokolaadi ja singipitsa maitse. Kuidas ma neid küünelaid enda küüntele saaks, tahtis teada. Tuled siia, paneme peale, lubas Külli. Anna käsi, ma tõmban sind. Külli ulatas oma tillukese käe ja pärast lühikest kõhklemist võttis Uku sellest 2 näpuga kinni. Järgmisel hetkel seisis Uku keset Külli küünestuudiat. Uku pigistas silmad korraks kinni ja tegi nad siis jälle lahti. Ikka veel küünestuudio. Nojah, unes võib ju igasugu imelikke asju juhtuda, arvas ta ja hakkas huviga ringi lahtima. Küünestuudio seinad olid täis peegleid ja riiuleid, 100 või isegi 1000 väikeste pudelistega. Ruumis oli paar lauda, mille ülemal pool oli tool. Uku arvas, et need olid lauad, mille taga klientide küüsi hooldati. Siis märkas Uku ukse lähedal oleva laia diivanit ja selles istuvad 3 naist moe kataloogi sirmimas. Need on meie kliendid, selgitas Külli ja noogutas sõbralikul noorele naisele. Too tõusis kohe püsti ja Külli juhatas ta lähema küünehoolduslaua taha. Ise võttis ta istet naise vastas. Oh, kui kenakesed need sul on, kiitis Külli naise küüsi ja Uku pani tähele, et need olid sama näritud kui Külli ja tema enda komad. Mis maitseb me siis täna paneme? Kas jälle kaneeliõuna või midagi muud? Oh, ma olen kaneelist ja õunast veidi tüdinud, vastas naine. See oli küll imetore, aga nüüd mõtlesin proovida siiski midagi uut, midagi krehvist. Vahest on teil Hispaania tuliseid maitseid, Sisi amiga. Hüüatas Külli ja plaksutas käsi nagu flamenco tantsija. Kanatortillad ubadega, takochilliga, seenepeikoni täidisega, paprikad ja marineeritud küüslauguküüned. Suurepärane, ütles naine ja limpsas keelt. Aga küüslaugu võiks siis ikkagi ära jätta. Ma ei taha, et mu hingeõhk haisema hakkab. Loomulikult, nõustas Külli ja hakkas riiulist vajalikke pudelikesi otsima. Siis tuli talle jälle Uku meelde. Sina teenindad proua Krooni, teatas ta ja vana kallilt riietatud naine tõusis kohe diivanilt püsti ja kiirustas istuma teise küünehoolduslaua taha. Kuidas teenindan? Ei suutnud Uku oma kõrvu uskuda. Ma ei tea küünehooldamisest ju mitte tuhkagi. Kuidas sa siis ei tea? Sa tead küünehooldamisest kõik, mis vaja. Proua Krooni kunsthambad ei kannata enam küünte närimist. Nii et ta käib 3 nädalas minu salongis neid hooldamas. No nii, hops istume. Uku istus vastumeelselt teisele poole proua Krooni lauda ja too pani oma soonelised käed tema ette lauale. Proua äärtest näritud küüned olid pikad ja kollakad. Ja Ukul hakkas sees keerama. Ta tegi lauasahtli lahti ja hakkas otsima kääre ja küüneviili, aga ei leidnud neid. Kus küünekäärid on? Küsis ta Küllilt ja too puhkas lõbusalt naerma. Käärid, me kasutasin kääre, kullake, ütles ta. Me kasutame hambaid. Hambaid, küsis Uku segaduses. Muidugi hambaid. Ära nüüd tee sellist nägu, nagu sa ei saaks millestki aru.
sa närid oma hammastega kliendi küüned lühikeseks. Närin! Raaksatas Uku vapustanult. Jah, palun, tegi nüüd ka proua Kroon oma suu lahti. Aga palun mitte liiga lühikeseks. Mulle ei meeldi, kui sõrmeküüned liiga lühikesed on. See-eest varbaküüned võiksid küll täitsa lühikeseks teha, et mu sokkpüksil nende külge kinni ei jääks. Varbaküüned! Karjatas Uku ja põrkas kaame näoga laua tagant püsti. Me ei taha kellegi teise küüsi närida. Ma tahan närida ainult omaenda küüsi. Sa lubasid mulle spageti ja haakliha maitselise küüsi. Aga Ukukene, ütles Külli ja viibutas naardes näppu. Ega sa ometi ei arvanud, et sa need täitsa niisama saad. Küünte töötlemine maitseainega maksab 125 eurot. Vaevalt sinuealine poiss sellist raha pidžaama taskus kaasas kannab. Niisiis sa töötad minu küünestuudios nädalakese ja teenidki oma küüntele spageti ja hakkliha maitse välja. Uku heitis pilgu oma pidžaamale, siis vanale naisele enda ees ja tagurdas ukse poole. Ma ei kavatse närida mitte ühegi vanamuti varbaküüsi, karjus ta ja vajutas ukselinki. Ma tahan nüüd kohe praegu koju minna. Milline juhtumus, ütles Külli rangelt ja ei naeratanud enam üldse. Kõigepealt palud sa proua Kroonilt vabandust, siis teed sa talle küünehoolduse. Ei! Karjus Uku ja pigistas silmad kõvasti kinni. Ta pea hakkas ringi käima ja siis tundis ta, et kukub pikali. Ta tõmbas enda kirra, lamas niimoodi mitu minutit ja ootas hirmuna, et naised ta varsti püsti tirivad, aga midagi säärast ei juhtunudki. Uku lõpuks ometi silmad lahti teha julges, oli küünestuud kadunud. Uku lamas oma voodis ja pea helendas hirmuhigist. See oli kuidagi paha uni, mõtles Uku kergendunult. Juba tema tund polnud Uku ilma peal näinud. Uku tõusis voodis istuli ja pani öölambi põlema. Ta käis riivas väikest visiitkaarti, mida ta öölaual kohe kindlasti varem polnud. Silmi kissitades luges Uku kaardile trükitud teksti ja ta käed hakkasid värisema. Külli küüs oli kaardile kirjutatud. Moodne küünestuudio sinule. Helista ja broneeri aeg maitsvasse maailma.